Fotopointi ajaveeb on Fotokiina 2014 foto- ja videomessil üles läinud Manfrotto väljapaneku ja üks asjadest, mis Manfrotto toodab, on National Geographicu kotid. Juba aastaid on toodetud neid üsna erinevaid seeriaid, alustuseks tuli selline roheline. Põhikontseptsioon, mis on National Geographicu kottidel, nad on naturaalsetest materjalidest, nad on vastupidavad ja nad on mõeldud vabamõtlevale fotograafile. Käes on mul kõige uuem kollektsioon, milleks on siis nii-öelda mariin ehk siis nagu sinine, ilmselt vihjebki on merelise teemaga. Nii nagu traditsiooniks saanud on National Geographicu kottidel, on ka see kott looduslikest naturaalsetest materjalidest. Iseenesest kott ise on lihtne. Käib klapp ära, meil on siin üks suur tasku, näiteks isiklike asjade jaoks. Meil on siin all fototasku, kuhu saab panna siis fotovarustust, korralikult ilusti vaheseintega eraldatav. Ja mis on muideks hea, kogu see osa käib siit välja ja koti saab teha üheks selliseks paunaks, ehk siis saab siit vaheseina lukuga lahti tõmmata ja siis on meil üks suur seljakott. 2 küljetaskut, kummalgi pool üks sellised statiivi kinnitamiseks rihm. Ja selja peal 2 sülarihma ja sülarvuti panipaik ja loomulikult tuntud National Geographicu sarja siis logo. Et selline lihtne ta ongi, mitte midagi keerulist ja ka hinna poolest öeldi, et see tuleb siis soodsam kui senised Aafrika kollektsiooni omad näiteks. See oli siis National Geographicu Marine seeria väiksem seljakott. Tegelikult on seda ka suuremat seljakotti. Ja väike suurem, mahub rohkem sisse. Ja kuna tegemist on ikkagi kollektsiooniga, siis see tähendab seda, et neid kotti on tõesti mitmesuguseid. Näiteks nii-öelda tahvelbag või siuke naisterahvaste kott. Ja on ka siuke väike õlakott, eks ole. Et need kotte on suurem õlakott. Tegelikult on neid kotte terve rodu erinevas suuruses ja erinevatele inimestele. Ja nagu ütlesin, tulevad nad soodsamad kui senised Aafrika kollektsiooni kotid. Nad on ka lihtsamad ja mõeldud ennekõike siis hobifotograafile.